Eesti pärimusmeditsiini õppija ta on eelkõige selline looduse inimene, natukene võib-olla sissepoole vaatav ja tavaliselt talle meeldivad sellised, ma ei taha öelda, et tingimata vanad asjad, aga just sellised pärimuslikud asjad, ka võib-olla regilaul, kindlasti suitsusaun, võib-olla ravimtaimed, ja üldse sellised nagu vanadest traditsioonidest arusaamine, et alati ei pea kõiki asju üle võtma, aga mõnedest asjadest on lihtsalt nagu hea lihtsalt aru saada, et miks seda tehti. Ja just see huvi võib-olla ongi see, mis iseloomustab kõige rohkem Eesti pärimusmeditsiini õppijat. Ja sinna alla siis kuulub väga palju erinevaid teraapiaid, et see inimene on siis ka ühest küljest selline nõustaja ja teisest küljest ta siis omab päris palju teadmisi erinevatest raviviistest, et alates siis ravimtaimede teadmisest, siis kaaniteraapiast, saunateraapiast, siis seal on kupud, nii kuiv kui märg kupp, seal on kindlasti soone tasumine, et meie esivanemate selline kätega ravimise viis, et mis siis on minu poolt saanud natukene tänapäevasema võib-olla käsitluse ja hingamise. Ja seal on väga palju veel selliseid näiteks mesilaste teraapiad ja sellised muud väikesed teraapiad. Ja samas sinna juurde käib ka üsna hästi võib-olla homöopaatia, refleksoloogia, et selliseid nagu sidusaineid, millega mis aitavad nii-öelda paremini natukene sellest aru saada ja tänapäeval võib-olla ennast korda teha, et need on seal veel omajagu.